Raivo Põhjakivi, kandideerite Riigikogusse Tallinna Mustamäe ja Nõmme ringkonnas. Avage veidi, kes te olete ja millega tegelete? Olen 53-aastane, elan Tallinnas Nõmmel, olen abielus, mul on 2 last, mul on kõrgharidus Tallinna Polütehnilisest instituudist. Olen töötanud erinevatel kohtadel ja viimased peaaegu 20 aastat olen olnud ettevõtja. EKRE-ga liistusin 2017. aastal ja sellest aastast alates olen ka Tallinna ringkonna juhatuse liige. Kuigi mu poliitiline kogemus ei ole küll eriti suur, siis arvan, et oma elatud elu jooksul kogutud teadmiste ja kogemustega suudan üht-teist ikkagi poliitikas ära teha. Miks otsustasite kandideerida Riigikogusse? Kandideerida otsustasin eelkõige sellepärast, et tunnen muret Eesti rahva, Eesti inimese ja Eesti riigi saatuse pärast. Kartellierakonnad tundub veavad meid sinna Euroopa ühendriigi poole, tahavad ühtlustada, rahvusriigid tahetakse nivelleerida, kultuurid samamoodi ja see on minu põhimure, on see, et Eesti inimesed ikka kestaksid ja Eesti riik kestaks. See oli see põhjus, mis pärast kandideerin. Mida on vaja Eestis kindlasti hoida ja kaitsta? Hoida ja kaitsta kõigepealt on vaja Eesti inimest, eestlast, mitte mingisugust eestikeelset kogukonda, nagu me siin tavatsetaks ka öelda. Tuleb kaitsta eesti keelt, eesti kultuuri, vene keel meil ikkagi suures osas laiutab veel, lisaks tulevad juurde juba sadades teised immigrandid mujalt riikidest, kelle kultuur on täiesti erinev meie omast. Ja selleks, et kõike seda näha, ei pea kindlasti omal nahal läbi elama. Piisab, kui me vaatame, mis on toimunud teistes riikides ja see on nagu piisav, mis peaks iga inimesel juba häirekella helisema panema, et see ei ole õige asi. Mida peaks Eestis kindlasti muutma? Muutma peaks kindlasti valitsejate suhtumist rahvasse, kes siiamaani arvavad, et rahvaga pole vaja midagi arutada, pole vaja küsida nende käest. Kui midagi küsitakse, siis sellega niikuinii ei arvestata. See on viinud selleni, et inimesed on hakanud riigist võõranduma, inimesed lähevad ära, mitte ainult sellepärast, et pole tööd ja pole vastavat palka, aga sellepärast nad tunnevad, et riigis on asjad mädad, midagi ei muutu, keegi neid ei kuula ja selleks ongi vaja seadustada siis nii presidendi otsevalimine kui ka referendumite, siduvate referendumite korraldamine, et rahvas saaks kaasa rääkida ja tunneks, et neid kuulatakse, et suureneks sidusus riigi ja rahva vahel.